raja poole. 12 midagi, ei, 25 kilti veel minna. Tere tulemast Põlvasse. See on üks hea tankla. Siia me käime alati sõidus puhkamas. Saab istuda ja süüa juua, puhata. Nii. Praktiliselt tagasi pöörde tegema. Põlva on sealpool. Aga mina lähen Koidula piiripunkti poole, tundub. Nojah, jõle palju putukaid on liikunud. Muideks. Kogu aeg käib pots ja visiir ja klaas on päris palju neid täis. Ilus kant. Siin peaks see krossi rada vist olema kuskil. No, inimesed püüavad kala. Ai. Vist eksisin kohaga, see ei ole see koht. Nii, jälle Põlvas. Nii, ja nüüd siia, Räpina poole. Ilus tee, ilus ümbrus. Peaks tegelikult kohe kohale jõudma. See on siis Kanepi Leevaku näitab. Aga see on siis Põlva poolt Räpina poole, Leevaku poole. See koht nagu Kauksi. Jaa. Ja Kauksist läheb siis idapoolne tetirada ja jookseb siit täpselt üle, nagu kaardi pealt näha on. Nii, siin on hea võimalus nii-öelda peale keerata, ma arvan. Rada. Järgi teekonda. Start. Nii. Mis meil valesti läks? Mootorratas ei ole valitud. Nii. Tundub, et õnnestus. Järgi teekonda ja rada. No eks katsume siis. Keegi vastu tuleb, siis on küll pahasti.
Tundub nagu läheks kellegi hoovi, aga ei saagi, mina lähen siit vist edasi, siit läheb hoovi, jah. No äge. Kellegi hoov. Kujuta ette, mis sellises kohas elada oleks. Mõnes mõttes äge muidugi, et tetirada jookseb mööda, saad kogu aeg tetilistele lehvitada, aga kui sulle siuke teema ei meeldi, siis ei ole vist kõige toredam. Kogu aeg keegi seal hoovist mööda kimab. Vahepeal oli veits lahtisem pinnas. Jälle kellegi hoov. Aga ei, väga huvitav siuke tee on. Et ei lõppe nagu ära. Tavaliselt sellised eramajadeni viivad teed lõpevad kuskil tupikuga. Ja samas ei ole see siuke kruusatee ka, see on siuke põllutee pigem. No, siin on mingi kurve. Siin joinib mingisuguse kruusakaga. Vaat, kelle ma leidsin. Just sõitsin mööda Noorits Metsa motokämp näitas vaatamisväärsust kõrval. Ja siin on üks mopeediga tütarlaps ja peetakse lapsi. Terve vere oli peal. Üks pere lastest ilmselt sõitis mopeediga järel. Väga huvitav. Nagu Kihnu oleks sattunud. Tundub, et siin sõidetaksegi seda lõiku vähemasti. Siin on selle pilli jälgi siin maas küllalt. Paistab. Ja kas sealt samast Noorits Metsa motokämpi rahvas või? Eks ta ikka motohuviline peab olema, kes siukse kämpi teeb. No eks näis, mis siit edasi tuleb. See on igatahes juba täitsa põnev.
vahelduseks igavatele kruusateedele, mis siin vahepeal olid. Ilusad männimetsad. Vägagi lagedad. Mingi majake oli seal isegi. Väga sirge see tee ei ole. Sellised metsateed kipuvad üsna siis sirged olema, aga see on niisugune üsna lahtise killuga ja keerab siin praegu sinna-tänna. Paras rallitee. Siit läks mingi põnev rada. Siin ka on ka. Siit peab maha keerama või? Lähme metsa vahele. Siit läheb muidu sealt näiteks mingi silt raudselt, mingi RMK, see läheb siia samma. Toh, auto sõitis sealt. Siit ikka läheb mingi järve äärest. Jaa, mingi metsajärv on siin. Ilmselt on siin RMK mingisugune ala ka. Aga meie läheme sinna poole ja siin on RMK. Might as well. Vaatame, mis siin siis on. Siin ma ei ole raudselt kunagi käinud. Laho metsaonn. Ilmselgelt Tartust on liiga kaugel siia niisama tulla. Aga mööda minnes, why not? Arvan, et see tee riistub tolle teise teega, mis ma nägin sealt. Enne läks niimoodi Nõlvast veits üles metsa sisse. Ma ei imesta, kui need ristuvad kuskil oma vahel. See täpselt läheb sinna suunda küll. Jällegi jumalast äge mets, Ainult kõrgaljastus paistab. Siuke väga põõsaid või nagu siukseid ei ole, et tea, mis selle metsatüübi nimi on, aga ütlen selle kohta siuke lage mets või nagu lageda metsa alusega. Siit läks mingi tee ja eks neid teekesi siin on veel. Igal pool. Tuleb vist ristumine mingi suurema teega jälle. Näitan veel seda metsaalust siin. Siuke sirge kiire tee on siin. Kui kauaks? 1 kilomeeter, ei olegi kauaks. Arsti on jälle kuhugi keeramine metsa alla. Tea, miks need oksad siin kõik maas on, aga terve see, või need on puud või? Terve see metsaalune oli siukseid.
langenud kuuski siis täis või? Ei, väga mõnus. Väga mõnus. Mulle see teti värgindus ikka meeldib. Siiamaani vähemalt on see lõik on mõnus olnud. Sest jälle keerab kuskile suurema tee peale. Siksakitab siin kuidagi see trajektoor. No, on alles palju teid ühes metsas. Ristumine peateega. Nii kui see filmi pealkiri saab hooga ülema. Sest ei tasu riskida. Mingi kiirtee kilomeetri jagu. Jälle siuke mets. Marjulised, seenelised metsades. Ei puudu ka siit. Autoga otse metsa all. Selline ta on see lõik meil siin. Kus ma nüüd lähen? Ei lähe sinna. Ei lähe. Sinna lähme. 2 kilti veel või? Oho. Mina pean vasakule minema, jah? Või diagonaalis lausa. Sinna. Jälle auto. Või mootorratas. Aga jah, siin on päris korralik teede võrgustik. Nii kui linn on siin metsa sees. Vähemalt see kant on küll selline. Veits liivane. Ei ole hullu. Kõva põhi on all. Seal paistab jälle auto või? Ja on jah, inimene ja auto. Nii kui oleks tsivilisatsioonist eemal ja nii kui ei ole ka, mets on inimesi täis. See uskumatu. Siuke tunglemine käib nagu kaubanduskeskuses. Kedagi kuskilt ei tule. Ei tule. Saku Metall on ka metsa tulnud.
keegi elab siin. Ja keegi tuleb veloga vastu või? Ongi nii. Matkaline või? Ei olnud seeneline, marjuline. Tundub nagu kellegi hoovi läheks. Tervist! Kas siit saab läbi sõita või? Ei ütle, saab küll. Kõrrat sain selle, panin hommikul, jäi üks see õllevõrk ja sinna otsus, no kes see ikka tuleb, panin kõik. Said sutsaka? Siin on märki olemas. On küll? Jaa, et ole kena, kui tahad, istu maha natukene, võta aega või puhka selga või midagi. Aha, no teeme nii. Teeme nii. Kuidas sul enda on lundub? Ei võib Kiitab lai küll, jah, pole mingi küsimus. Aha, no pargin siia korra ära. Nagu seda 30-35 aastat seda kohta nagu kogu aeg üles ehitanud, et ei saa valmis, saaks kunagi vanaks saatuse pool. Mõtlesin, et mitte midagi saa, noored tulevad lõued otsast ära jälle. Ja mõtlevad, kuuma kiivad. Rahulikult. Ja. Aigar! Tervist, Maarja! Tervist! Laseme seda rühma lõdaks. Natuke sirutan, jah. Nüüd Tartust sõitsin sealt ümber Põlva ja kuskilt Räpina külje alt ja siis tulin mööda seda rada. Ja. Ei, äge rada on. Noh, ma olin ise ka vannad siit pidi mööda. Aha. No, ega muidu sa ei tolereeriks vist seda pulli siin. Jah, ei täpselt, jah. Isegi saan ikka ümmalt öelda. Et aga see mets siin tundub, ma ei ole siin metsades käinud, see on küll niimoodi risti-rätsti neid teid ja radu täis, et usk... Oled tähele pannud, et kui hästi vaatad kvadraatideks juba Eesti jälle ära jaotab. Ja, need mingid sektorid, jah. Nagu majas, et kus on kordon, no see oligi naabrimess praegu, võib-olla tuli vastu sulle rattaga. Ja, tuli, jah. Et istusime siin ikka aega keeme, et tal on, jah, seal on see vana kordon, tolle sai nagu, tollega on pikk lugu, aga noh, pikk lugu. Aga ta on metsavahi maja olnud siis kunagi? Ja. Või see tulevalve kordon või mis ta ongi, on ju? 36 oligi metsavaht, vaata siis pärast läks edasi nõukogude ajal, ega siis võeti nagu see üle ja siis oligi metsavaht võttis üle ja siis oli see ait oli nagu löödud selle palgiga üle, võttis selle maja all kah, võttis laudise maha nagu, see oli täpselt ja see ait oligi täpselt nagu just valmis saanud. Okei. Kalasaba tapiga ja kõik, et tuli super asi. Kas see on jõgi või see on tiik? See on tegelikult siin on nagu veskihoone, elamuhoone. Jah. See põhi on nagu saeveski, vaata alati kui tehti ja siin on keskel on see, et käiski vesi läbi, vaata. Seal on see sild, mis on, et oli tamm. Punased omad oli teinud, vaata, nagu, noh, jah. Ja siis oli see, oli kinni kasvanud, kui ma tulin siia taga, noh, ma võtsin naise, vaata, et ja sain nagu kaasavaraks selle. Keegi ütles, et oi, sulle vedas said kaasavaraks vesiveski, ma ütlesin, et lollakas selle, et vaata, mis mul seljas on, kõik iga kopiks läheb siia alla, tegelikult nii ongi. Esimest korda ma räägin ja mul on see, et piina mind see, et mul on mokk paistud. Täitsa veres, ma ei teadnudki, et see on mingi tunni ajane see. Todo, noh, vaata siin õnneks on nagu see vana see veskivärk ja kõik on, et saime need metsamaid ja neid. Kaks uve ka ja siin saime selle ja siin oli tegelikult oli see, et oli see, noh, jalase läbi, kinni kasvanud nagu. Nii kinni, jah? Ja, siit tuligi.
Siis siin oligi, et ma hakkasin kaevama, tegin ka, et siin ei jäänud muud üle, et siin olid aroon ja põõsad, ma ei saanudki aru nagu mille pärast, aga näed, kui nüüd vaatad siia, et kõik on omavahel seotud, tegin selle ära, kõik see on valmis, aga see hakkas alla minema, siin on 4 nagu see loote kohta, vaata nagu see. Nagu allikas või? Jaa. Ahah. Ja need niimoodi jookseb kogu aeg ja see hakkas kõik tagasi minema. See ongi see koht, kus siia kõik kokku tuleb, et see ongi see viski. Ja siis on vana visk oli need tolle koha peal, kui Pärnal on suured. No mingi 200-300 aasta tagused. Ja siis siin aitagi see mullavall, et mul ei oligi, et hakkas selleks, me võtsime sealt need põõsad ja neid ära nagu, no ei tea nad vaata. Ahah, jaa. Ja siis hakkas see erosioon, kõik hakkas kokku tagasi vajuma. Ja praegu, kusjuures samamoodi. Võib-olla nagu ettevaatlik iga asja kätte. Ahah. No siuke värk. Jah, et kõik on nagu, ja näed, sealt see puu oli, ja see Pärn oli, vaata, sinna kasvanud ja kasvatatud. Ma lõikasin ta maha, aga ta on uuesti kasvanud. Ta oli, näed, selline hullus nüüd on, näed. Jaa. See on klipp. Vaata, mis kõrgus tal on. Jaa, hästi pikk, jah. Ja kõik on nagu seotud oma aeg. Ja nii kui sa ühe kivi ära võtad, hakkab see asi lagunema kohe. No jah. Noorek mul lemmikbasseini, sinna läks ja 1,5 kanti vett sisse. Jah. Lasid vee välja, pumpasid õhku täis ja nüüd tormiga läks sinna. Saagi kätte. No jah. Tegelikult seal jooksis Lutsujõgi ja see jooksevad kokku. Siin oligi nagu siit, vaata, käib alt läbi, et... alt käib läbi, jaa. Siin nagu saigi kaeldud, jah. Õnneks, et on, kapitalismi võlu on päris suur selles mõttes, et kui sa nagu teda ressursse kasutad õieti, siis on nagu äge elada. Ei, seda küll. Okei. Ja siin, need kuused pandi siis ämmak. No see võeti maha nagu siin, see hiljaaega, toodol. Ja siin oli saevest, jah. Okei. Ja siin, et kui see nad kätte sõid selle, lähme vaatame tarre ka sisse korra juba. Sa oled niikuinii oma 10 minutit raiskanud. Jah. Siin on nagu siis see, siin oli saevestki, näed, näha nagu see. Ja vundamendi mingid jäänused on, jah? Siin on siis oli nüüd viljavesti. 2 turbiini on alles, siit teeb läbi vaata see. Ahah. Ja siin oli veel, tõesti, nüüd ma räägin, et see on uskumatu lugu, aga tolle ajal on, et jäeti päevas korra kuni 2, kui oli see, see lõikusaeg või see jahvatamisaeg, et vähki olid turbiinid täis, tuli puhastada. Uskumatu lugu, on jah? See on, ma ei tea. Jaa. Tiblad, anded, praegu ütleme, Tere! Tere! On uus vast. Tean, jah. Järjest hullem, tagasi sain. Jah? Tal on potak. On nii hull. Ei ole, kõige hullem ei ole. Kuule, aga tee must pilti, Kirkorov tahab näha mind kinni. Näed, ja siis on siin käis see asi, käis siin. Vaata on juba siin oled, näed. See on need tol ajal. Jaa. See maja, näed, need osad on siis kadunud nagu, et... Jaa. Mis aasta see on siis? See on enne tiblasid. Mis aasta see võib olla? 38, 6, 7, 39 siis. Jaa. Et vahetult enne. Tähelepanu veel, et siin on post ja siin tuli see telegraaf, telefon oli. Telefoniliin, jaa. Oli sel ajal. Ja siin on näha isegi, et siit jooksis siia, et pani talle, on naises, vana isa. Oli siin, oli generaator, et see ajas seda. Jaa. Elektrit, jah. Teeme siin hästi kiiresti, käime läbi ja edasi tagasi. Miks ma panin sellele, vaata see ahi on nagu siin on tolle ajal, mingi 1901 ja sellel ajal nagu, et ahi pikkus on tegelikult, näed, siin on näha, et 2 meetrit on kuskil paned sisse, et... Jaa. Tolle ajal nagu... Päris jäme, jah. Kasvutegur oli nagu hästi suur, eks.
Jaa. Määrati talvel nagu, aga noh. Ja siis siin on nagu jah, see on nagu Tiiutuba nagu lärmakene oli, noh, enne tema ema. Jaa. Tule vaata, kui huvitav on see, et selle voodi pikkus tol ajal vaata. Naiste rahvastel oli. See ongi nii pikukene, mina ei suuda. Nii lühike. Jaa, mina ka ei suuda. Klaver on, näed siin, et see varastati ära meil teised korrused, teeme alla tagasi vaata, et. Ja tähendab, et saime kätte, et need. Ja siis hästi kiiresti nagu näita. Jah. No siin on, et meil on nüüd, noh, kunstnikud on nagu peres, tänu tütre nagu kursekaaslunud. Siit, kes nagu see, siit oli nagu see elamine, siin oli see, siia see sein on jälle vahel tehtud. Vaata, kuidas ma saan. Näed, siit on näha, et siit käis nagu veskisse käis. See. Ja uks, jah. Ja näed, siit on näha nagu. Et käis jõgil läbi 2 turbiini, vaata. See uks on. Mõni juurde veel on küsinud, kui ma olen ise nagu trehvasin omal ajal nagu, et Tartu Viljasalles oli nagu see nõuku ajal oli nagu tööl ja kõik tiigiveskis ja kõik ja nüüd trehvasin firmasse, renoveeris meil tiigiveski. Kõik see ja nüüd tütar tegi nagu sellega, lõputöö tegi nagu see. Tegelikult ongi, et haarniku veski 3D, kui paned sisse, siis saad hulkud nagu siin. Veskis. Et milline ta oli nagu, jah? Jah. Okei. Milline peaks olema. Jah. Vaatame veel vasakule korra, et hästi kiiresti. Siia ka? Et siin oligi nagu see vanast oli nagu, noh, sellega, et eluaeg oli nagu. Siin on päris suur veel, jah? Jah, ikka. Siin oligi nagu see ongi, et talveks pandi need topeltaknad ette, eks ju. Kaver oli siin ja siis jõulud ja sünnipäevad jõulud. Ja ahi on, et peaks oma. Ja ahi hakkab siit nüüd siis, kui alla minna, siis on, ma ei tea, 3-4 korrust on vundament hakkab pihta. Ja et kogu aeg on nagu see sama ahi? Kus juures on 2 ahju. 2 ahju? Jah, pluss 2 rohkem. Selline asi, noh. Keegi mängib kitarri ka? Oi, meil on siin, noh, vaata nii suur maja, kuidas ma ütlen, et viimane see on see Taani ja see on mulle naise vanaisa nagu siis. Näed, siin on see maja jälle näha nagu tol ajal elu käis, vaata nagu siin on jälle see maja ees jälle, et need. Ja see on sild siis või? Jah, see oligi see sild, jah. Ja. Aga siin tundub, et on vett päris palju olnud. Vett oli, jah, täpselt, siis hoiti vaata üleval, et oleks omal ajal, noh, Eesti aeg, nagu oli. Okei. No väga äge. Et selliseid asju säilitatakse, et. No kuule, sellepärast ongi, et noh, mulle endal on nagu see ja kõik noored ise ka nagu, noh. Kui ma tulin siia tegelikult, ma ei pidanud lugu mitte üheski asjast, aga siis hakkasid nagu seda hindama seda. Hyvä. Siuke koht. No vot. Sihuke peremees siin tore ja uskumatu. Seda küll ei oleks osanud oodata. Ma olen täitsa üle küpsend.
saab natukene sõidutuult. Vahelduseks midagi teistsugust. Põllutee. Tee alguses olid päris korralikud vaalud ja augud. Siin on nati paremaks läinud. Huvitav vaheldus. Nii, see on see osa, mida ma väga ei oota. Porised kohad. Aga äkki laveerime siit kuidagi ümbert. Ei olegi hullu. Õnneks oli üks koht ainult. Edasi tundub, et on kõvem. Oot. Juba olemegi sellelt teelt väljas. Okei, polnud hullu midagi. Jällegi Irdee nati aega. See ei ole kruusatee, see on liivatee. Kaunis liivane. Aga vist ei ole väga liive. Veits ujub. Sinna. RMK matkatee. Oho. Matkatee lipuke oli selle vana maakivi maja peale joonistatud. Aga jah, ilus countryside. Võtasin siis Luunja koopi juures. Väike pit stop. Ei olnud mitte midagi süüa ega juua kaasas. Arktiku ja saia ja saiakest ja küpsist. Ja üle kavastu, tähendab kavastust üle ema ja karvega ma ei hakanud minema. Ma olen seda varem teinud mootoratega. 2 korda isegi. Ja see parv oli teises kaldas ka, nii et ma teab kaua ma seal ootanud oleks. Jäi see juurde tegemata. Aga lähen ringiga ja jätkub teekond. Teid!
väike update Luunja poe juurest. Sõitsin siis Kavastu poole. Ja sealt käskis ära keerata mingi Sääsküla näitas silt. Ruusakas, keerasin siit ära praegu. Ja varsti käseb jälle kuhugi ära keerata, nii et eks näis. Käib vist viljakoristus. Kuidagi mööda ukerdama. Päris kraavi hakka ronima, äkki liigutab ennast suti. Noh, väga hea. Kaks kombaini lausa. Kõva ettevõtmine. Jõudsin välja Tammistusse siin Raamatukogu külakeskus, siin hakkab mingi Simman pihta. Aga mina Simmanile ei jää ja lähen edasi. Nii, tuleb traktorist mööda saada. No problems. Olen nüüd vist peamiste kruusateede pealt minema saanud kuhugi siia metsa ja külavahe teede peale. Et mingisugune talumajapidamine või midagi siin ees küll on. Aga enne just sõitsin siin mööda mingit põlluäärt ja metsaäärt ja oli justkui juba natuke tsivilisatsioonist eemal. Aga noh, eks neid elamisi ja majapidamisi on siin küll ja veel. Ja juba näen kaugelt koera. Tea, kas ta ketis on või midagi, aga loodame, et on. Mingi pauka siin on igatahes. Jooksis ära. Nii, paistab, et paukast pääsesime. Jõudsin mingi sellise ristmikuni. Kukemetsa RMK 6,5 ja Kärgandi 10. Kuskil seal ilmselt teen Matjamaa Kukemetsa tee. Ilmselt kuskil seal teen mingi pausi ka. Nii, see tee, mida ma siin jälginud ilmselt olen, kulgeb suuresti selle Peraküla Aegviidu Ahijärve matkateed mööda. Et jah. Ahijärveni on siit 400 ja Perakülani 416, nii et suht keskkoht. Eestis väga palju mägesid pole, aga siin mingisugune on. Karjäär. Oh jee. Küll siin oleks mõnus sõita. Oih, ma pidin ära keerama siit. Väga siuke ära on planeeritud kuidagi väga huvitavalt nagu nagu siit ei kaevandataks, aga ilmselt ikka kaevandataks. Siuke ilus näeb välja ja justkui nagu oleks rada isegi või. Vaata, mis seal siltidel kirjas on, mina pean tegelikult sinna minema.
Täpselt nagu mingi ringrada oleks. Huvitav. Selgise liivakarjäär. Viibimine keelatud. Lubatud vastatava isiku loal. Varjatud kaamerad, loata sisenejate pildid edastame politseile. No selge. Aga põhimõtteliselt on nagu mingi ringrada ju. Täiesti. Täiesti paistab seda moodi. Raudselt käivad siin mingid võistlused. Lihtsalt ei taheta, et ära lõhutakse seda rada, sellepärast ei lubatagi sõitmas käia. Sa kurat. Siin auk. Suht mägiseks läks kuidagi, see karjäär oli siuke mägine, nüüd mul on siuke tunne, ma sõidan kuhugi alla orgu. Very interesting. Mingi oja on siin ja täitsa tutikas elektrikilp. Elu käib. Huvitav kant ja nüüd läheb mäkke jälle natuke. Natuke nagu oleks ümber Kulvilohu sõitnud. Siuke tunne. Seal on ka siuke künklik. Ja metsa vahelt põllu vahel jälle. Ilm on endiselt ilus. Mingi mäger või asi jooksis metsa vahe teel üle tee. Noh, kaamerasse sai jäänud muidugi. Jälle kellegi maja siin. Igal pool on kellegi majad. No, metsa all muidugi ei olnud. Siin tuleb mingi sinka-vonka elamute vahelt. Siin mingist külast sõitsin enne eest läbi. Küla ulatuses oli asfalt tee maha pandud, mitte ei olnud seda tolmuvaba kruusakat tehtud, vaid täitsa ilus must asfalt oli. Mingi järv siin. Ei tea, mis järv. Ei jõudnud navi pealt maha lugeda. Siin pool on ka mingi veekogu. Mis seal ikka? Vabralt edasi. Mingisse sellisesse risti jõudsin. No vist isegi tean, kus ma olen vist sealt tulnud. Kui see nüüd on see rist. Siit läheb sinna Kolkesse, ma arvan. See kruusakas, aga võib-olla keerab siit kuhugi maha vahepeal metsa vahele. Kas näis? Vahepeal jõudsin mingisuguse maantee peale. Ja mõnda aega sõidan mööda seda.
tõi Varnjasse. Siit keeran vasakule Alatskivi peale. Pigi. Ei, kurat, valesti keerasin. Ei lähe siit. No vot, Koosa tee oli see. Sisse pean ikka siia minema. Varnja kauplus. Nii, siit pean hoopis minema. Mööda Sibula teed. Vene numbriga. Kus see küll üle piiri sai? Nii, nüüd on siis Kasepää. See on see Rida küla. Üks küla lõpeb, teine algab. Eesti pikim. Mis ta siis on? Rida küla äkki või? 7 midagi kilomeetrit. Praegu käseb mul 4,63 sõita seda teed ja siis vist keerab kuhugi ära. Nii, jõudsin Kolkja külastuskeskuse juurde. Siit on nüüd kõvasti transiiti. Veel 6 kilti. Seda on nähtud. Kõvasti sibulamüüjaid. Terve see tee on neid täis olnud, igaüks müüb kust saab. Garaaži uksest, kust iganes. Aia otsast, aia august, telgist, kust iganes. See on liigagi tuttav kant. Lahepera järv. Jõudsin Ninakülla. Siin on Nina Kordon. Ja üks maja müügis. Ja rand. Ja golfimuru. Nüüd tõi mind selle ägeda kurvilise tee peale, mis jookseb siis Alatskivi ja mis maantee see nüüd oligi, Narva maantee vahel või? Ei. Jõhvi maantee, whatever. Ei tea, kaua ta mul seda sõita laseb.
üks neis. Iseenesest on väga äge tee, aga vastu päike on vahepeal mitte midagi ei näe. See on nats halb. Tundub, et laseb ikka päris pikalt seda teed sõita. Vahepeal pean üks käsi lahti sõitma, sest mitte midagi ei näe, pean käe väikese ette panema. Siin oleks nokaga kiivrist praegu palju abi. Sul mitte midagi ei näe vahepeal. Metsa vahel siis on hea. Huvitav, kaua ta seda sõita laseb. Siin on see poole peal olev mingi vana talu. Siin peaks kuskil mingi tuulik olema, aga ma ei tea, mina ei suutnud seda üles leida. Mõtlesin, et lähen sinna Kuld Fatumi sööma, aga ma ei tea, kui see tee viib praegu sealt maalt nagu eemale kõvasti. Et äkki siis ei lähe ikkagi jälle täna. Jah, siit keerab ära. Ja nüüd lähme üles poole tagasi arvatavasti. Pehme tee, värskelt lükatud vist. Liigume siis põhja poole tagasi. Midagi sellist on see tee. Ma mõtlesin, filmin natuke seda teed ka. On siuke üsnagi sile ja kõva põhjaga, siuke mõnus kruusakas. Värskelt on küll vist lükatud, mul on siuke tunne, sest siuke pudikiht on peal. See on natuke pehme, siuke vajub läbi. Aga muidu ilmselt on päris hea tee. Selline praegu mõnus see, et ta jookseb niimoodi metsa vahelt ka. Esiteks ei ole seda päikest, ei ole palav. Ja teine asi, mis päikest ei ole, ei paista silma. Mis on praegu minu jaoks probleem. Mul ei ole adventure kiivrit. Nokaga kiiver oleks siin päris hea. Aha, siuke veits pude on kohati. Esiots libiseb läbi. Tekitab veits hirmu.
mingi väga imelik hääl käis, mingi promp. See oli nüüd kivi või mu rehv läks. Selles mõttes, et kas see oli kivi, mis lendas rehvi alt kuhugi. Mingit sussi ei käinud, nii et vast ei ole rehv katki. Küll tunda on. Esirehvi puhul ma olen tühja rehviga sõitnud selle rattaga ja ausalt öeldes ega väga aru ei saanud, et ta tühi oli. Et selles valguses loodame, et kui isegi peaks torke saama ja rehv tühjaks minema, siis põhimõtteliselt saab ära sõita. Ja kui pikalt seda läheb siin, aga paistab, et päris pikalt. Nii. Nüüd jõudsime mingi teise teeni. Käseb sinna sõita. Üldiselt justkui nagu samasugune tee jätkub veits laiem. Okei, väike update. Päris sama ei ole. Selles suhtes, et siin on pinnakate on vähe teistsugusem koostisosalt, on siuke veits kivisem. Ja kohati viskab siukest liivasust või siukest pehmust veel juurde. RMK sildid igal pool. No see on jälle vist osa sellest matkateest. Nii, tulime metsast välja. Okei, update. Värskelt ööveldatud teed mööda ei ole üldse hea sõita. Kuradi pehme ja ujub ja. Nii. Peraküla Aegviidu Ahijärve. Ikka oleme samal teel. Siin ei ole ainult kilomeetreid kirjas. Aga igal juhul tee läheb nüüd metsa vahele. Läbi sai see kruusakas. Tegelikult tahaks puhata. Loodan, et siin kuskil on mingi hea koht. Vaatan, kuidas on. Ma võib-olla sõidan vähe seda. Oleneb, kui väsitav see tee on siin. Isegi tuli läks põlema, nii pime on siin metsa all. Aga paistab, et see tee võib üsna väsitav olla. See tõeline tetitee nii-öelda. Selles mõttes, et ikka mööda maastikku. Aga jah, kunagi peaks puhkama, sest ma ei olegi ühtegi otseselt puhkepausi ei ole teinud. Et nii palju, kui ma käisin poes, nii palju, kui ma panin GoPro'le akupanga külge, nii palju oligi. Jälle see pehme kruus. Ja kurat, ja nii palju, kui ma selle
taluperemehega seal jutustasin mingi 15 minutit, tegi ekskursiooni. Aga siis ma kah nagu otseselt istuda ega pikali ei saanud olla, et ma kõndisin, jalutasin taga seal ringi. Tegelikult tahaks natuke pikali visata, selg on veits kange. Veits, päris palju juba kange. Võiks mingi pausi teha, sõitnud ma olen kurat, vaata veel navi, pateelt ka välja 100 kilti vist võib-olla, ma ei tea, ma ei oska seda Osmandit lugeda nii hästi. Oot, siuksed lood. Sõidan edasi hetkel. Nii, ma ei tea, ma olen tollest eelmisest sildist tükk maad sõitnud edasi. Ikka näitab mingi 404 Peraküla ja 416 Ahijärve. No võib-olla oli enne natuke, ütleme, Peraküla oli võib-olla mingi 420 või 16 või. Kurat, ma olen rohkem maad sõitnud. Ei tea, mille järgi nad seda mõõdavad. See meenutab marudalt seda kohta, kus ma käisin mingi hetk juba. Aga võib-olla ma eksin. Umbes samas kandis oli küll. Kui see on see, kus see hull Liivamägi läheb mäest ülesse, siis see on see sama koht. Väga meenutab seda sama. Mingi inimene kõndis siit vastu. Autot ei paista mitte kuskil. Tea, mis ta siin tegi? Otse, jah. Otse, jah. Saame näha. Siiani on maru tuttav tulnud kuidagi ette. Kui ma ei eksi, siis siit minust paremat kätt on nüüd äge mägi. Ja siit läheb üks teega ülesse, kust on ka tsiklitega ülesse mindud. Ja siin ta on. Palun. Jep, täpselt see sama koht. Normaalne. Tookord ma ei teadnud, et siit tetiteed läheb matkatee küll, jah. No, ei, ilus koht on. Täitsa nõus, et siit tetitee läbi viia. Kuradi liiv on siin. Saa siin aeglaselt sõita väga. Seal oli üks liivasem koht. Üldse siin on siuke liivapõhi. Lenksu kõrgendusi oleks vaja.
on tore metsaalune. Hakkasin pikemalt peatuma. Eelmine kord sai siin kõik rahulikult läbi vaadatud. See nüüd huvitav, kus see tetitee siit viib. Aha, tema on tahtnud, et sealt minna. No fine, lähme siis sealt. Kuradi raietöölised sodi maha jätnud. Ja kohe varsti paremale, ja. See läheb selle peamaante peale välja tagasi minu teada. Läksin ka vist eelmine kord siit samast. Jep. Täpselt see sama tee. Ma tulin siit veel tagasi ka minu arust. Kurat, aga kas see rada viib ikkagi lõpuks sinna siis välja või? Sinna Kaiu järve äärde või? Kurat, see oleks küll nõme, noh. Selles mõttes, et siis ma olen selle lõigu põhimõtteliselt läbi sõitnud siin omast peast täitsa suva järgi. Täitsa suva järgi sõitsin. Ahaa, siin on mingi harvesteri möll. Täpselt seda teed ma sõitsin ka minu arust. Või läksin, ei ma läksin ringiga vist sealt. Ma sõitsin siit selle lõigu tagasi ja läksin ringiga veel kuskilt mujalt vist. Ja seal oli tupik. Ja seal oli see metsameeste... seal oli... mingisugune jahialadele ma jõudsin, kust ei läinud tee mitte kuhugi enam edasi, keerasin otsa ringi, tulin ikkagi siit samast, jah. Täpselt seda sama teed. Siin on pikk sirge ja siis tuleb see 90-kraadine kurve. Siin jälle pikk sirge, siin jälle kurve. Ja nii ta läheb. Kurat, mitu korda nädalas ma seda sama teed sõitma pean. Jep. No oli õigus ikkagi, jah. Ikka jõuab Kaiu järve äärde see tee välja. Ilma asjata ei olnud seal ikkagi see tetimeeste pakkumine 15 kulli öö. Siit on näha ka, siin ma olin tegelikult alles kuna nädalaga tagasi umbes või vähem isegi. Ja ma sõitsin seda rada teistpidi. Juurikad, muidu võiksin kiiremini sõita. Ma sõitsin neid teisi radu ka siin risti-resti läbi. Siin on korralik labürint metsa sees igastsugustest radadest. Siit Jõemõisa lõkkekoha juurest tahab, et läheks siit mäest ülesse. See on see koht, kus ma olen varem ka käinud. Margus läks siit ilusti ülesse. Mina olin tookord põnnama.
praegu ma olen nii väsinud kah, et tea, kas ma tahan proovida. Tahaks puhata, ma vaatan siia Jõemõisa lõkkekoha juurde. See raudselt puupüsti rahvast täis. Aga võib-olla ma ikkagi istun ja puhkan veits korra. Niimoodi väsinuna on ka veidi ohtlik ringi kärutada. Nagu ma arvasin, astun puupüsti täis. Nii kui kõik kohad siin järve ääres megalt täis praegu rahvast. Megalt on täis. Kõik RMK kohad, kus ma täna käinud olen või mööda olen sõitnud, on megalt täis. Või noh, selles kas megalt, siin on megalt, aga mujal on, ütleme siis, et mitte nii megalt, aga on olnud, ütleme, üks auto vähemalt. Süübin natuke teemasse. Saaks korrakski maha. Vaatasin ratta pealt trippi mingi 200 midagi kilti sõidetud ilma puhkuseta. Minu jaoks on seda nats palju. Okei, see mägi ilmselt ei olegi nii hirmus. Rahvast voorib edasi-tagasi. Kutsivad kohta, kus lahedalt ära olla. Aga ei ole ühtegi vaba kohta. Täiesti kindlalt. Ei ole tühi. Tea, mis seal on? Teada, seal ei ole ühtegi kohta. Teed sinna lähevad, see on see liinialune. Okei. Vaatame, mis saab. Vaatan, kuhu see tett meid välja viib. Praegu mõtlen seda, et see on üks hea loogiline koht pooleli jätmiseks. Ei jõua täna rohkem sõita. Et jääb see tetiraja läbimine siin katki kahjuks. 234 kilti. Ja siit peatan. Ja järgmine kord läheb edasi.
nii. Sõidan kodu poole. Üsna väsinud olekuga ka. Nüüd on isegi püsti sõitmine juba väsitav. Kõlad on valusad, kael on valus. Või noh, kange. Ja ma arvan, et see oli ikka õige otsus, et ma edasi sealt ei läinud. Vahepeal hakkasin kahtlema küll. Mõtlesin, et kurat keeraks otsa ringil, laseks ikka ida poole. Ja kui ma ööseks sinna jääks, siis ei oleks ilmselt teema, jah. Kui ma mingi pärast pean räigelt transiiti veel tagasi kimama, sest sama maad siis kuskilt sealt kaugelt, siis kurat, ma arvan, see ei ole enam tore. Mõtlesin, et tulen läbi Ilmatsalu tagasi. Aga sellega seoses mul täna on ilus ilm. Ja jumal teab, kuna jälle siukse ilusa ilmaga saab kuskile sõitma, siis ma mõtlesin, et ma lähen vaatan ikkagi siit järve otsast edasi sinna linnuvaatlustornini, kas saab tsikliga või saa. Mõelnud selle peale, aga pole veel jõudnud sinna vaatama. Värki. Vesi õitseb päris korralikult. Siit läks mingi tee, aga too ei ole vist õige. Siin peaks õige olema. Aha. Linnutee matkarada asub erakinnistul. Oot, kus pauk. Mis nad siin kirjutavad siis? Matkarada on tähistatud kaardil ning avalikult kasutatav jalakäijatele ja jalgratturitele. Päevasel ajal. Väljaspool matkarada on suurtiikide kinnistul viibimine lubatud ainult valdaja kirjalikul loal. Kalastamine on suurtiikide kinnistul, sealhulgas Ilmatsalu jõe kinnistut läbival lõigul rangelt keelatud. Vahi värki. Aha. Sihuke värk. Sihuke värk. Mis seal ikka? Ei hakka vist motikaga sinna ronima. Siin on megalt mutukaid. Kunagi tahaks ikkagi ära käia seal torni juures. Tiigid on nii kinni kasvanud.
see on veider, et kalastada ei lubata. Huvitav, miks? Minu teada siin ei kasvatata enam midagi. Kalu. Ei hakka sinna motaga minema. Koda ära. Väsimus on ka. Midagi ilusat ja müstilist on selle puu puhul. Üksik puu, kes põldu.